Aitab. See on hea mõte. Kas me peame siia rääkima kogu aeg, on ju? Peame siia rääkima. Me peame siia rääkima kogu aeg. Tere! Unejutud laivile. Lilli on siin samas kõrval maas ja vaatab veits siukse pilguga, et mis teil viga on. Ma just mida te teete? Ka ütlesin Agnesele, et see on väga naljakas asi, mida me teeme. Jaa. Aga kuna on Halloween ja Halloween on meie püha, siis me oleme täna siin. Ja meil on live. Täpselt. Olgu see siis kodust tehtud live, aga siiski see on live. Siinkohal ütlen, Rock ei ole sponsor. Ja thank you, Beyoncé. Ja see ei ole päris õlu seal sees. Igaks juhuks disclaimerina. Et kes mulle lastekaitset tahab kutsuda, siis see on Dr. Pepper. Tere! Mina olen Agnes. Mina olen Eliisa. Ja me teeme Unejutud podcasti, kes peaks täna esimest korda meid vaatama. Mis on väga kahtlaselt veider oleks, et loomulikult, kui sa siia satud. See oleks unfortunate. Ja meil on Halloweeni live ja me teeme tavapäraselt oma lugusid. Seekord kuulajate lugusid ei tee. Ja kui sa nüüd vaatad meie sotsiaalmeediat, siis ehk paned tähele, et meie püha puhul on tulnud müüki sellised ägedad unejutude klaasid. Ma tulen korra lähemale. Megan Foxi pöidlad ka suures pildis. Seega, mine otsi meie sotsiaalmeedia kontod ülesse, Unejutud podcast või Unejutud Facebookist või Instagramist ja saad ka endale meie klaasi soetada. Ehk siis sellega ka meid toetada. Just. Ei, nii naljakas mikrofoni ees, nii harjunud, nii kui kaamera on, siis on... Kohe on veits teine, on ju? Ei oska olla. Jaa. Nii et ärge judge'ige hullult. Ja kui teil on küsimusi meie kostüümide kohta, siis ma arvan, et need ütlevad suht kohe ära, mis nad on. Ja thank you Beyoncé'ga ma ütlen veel kord, et aitäh, et sa oled meid toetanud. Ma loodan, et sa hoiad meid ja meie kuulajaid turvalisena. Ja, Queen Bee. Mis siin ikka? Kas meil on veel midagi toredat öelda või me lähme kohe lugude juurde? Lugude juurde? Väga hea. Ei teagi. Mis meil siin ikka rääkida? Teate küll ju, kuidas intro läheb. Me ei oska seda teha. 2 minutit või 20? Jah, olenevalt, mis siis tuleb. Jah, täpselt nii. Kuigi ma võin rääkida ühe lühikese loosi üleeilsest. Ma käisin Tallinnas pargis koertega jalutamas ja tegelikult me läksime Vessega mänguväljakule, aga meil oli 2 koera. Mul vanemate koer ja minu koer Lilli. 2 suurt kuldsed, siuksed mõlemad 30-kilosed head tükid. Ja siis sellel ajal, kui minu vanemad, ehk siis Vesse vanavanemad olid Vessega koos mänguväljakul, siis ma istusin lähedal pingi peal koos 2 koeraga. Nad olid lühikese rihma otsas mul ja mõtlesingi, et ma ei viitsi nendega ringi tiirelda, sest et kui nad koos on, siis nad on nagu peatamatud. Nad kogu aeg tõmblevad. Üksinda jalutades, sa saad jalutada niimoodi, et nad ei tiri kogu aeg, aga koos nad nagu lülitavad üksteist käima täiega. Ja siis istusin seal, kui nägin kaugusest korraga tuleb üks vanem meesterahvas koos oma ka kuldse retriiveriga, no siuks suurisane, massiivne. Ja siis vaatan, ta nagu kõnnib otse minu suunas. Ma juba mõtlesin, et et see ei ole hea mõte, sest mul on 2 koera, mõlemad on nagu reaktiiverid. Ja ma tõusin püsti ja hakkasin pingi taha minema, kui ma nägin, et ta on juba mul nagu
ta tuli otse minu poole, lähemale. Ja siis ma ütlesingi, et kuule, et mul ei ole, mu koer ei ole, kuidas ma ütlesin, mis mu täpne sõnastus oli? Ma ütlesin, et talle ei meeldi. Noh, Lilli, kes oli juba nagu sellel ajal nagu Lilli on täiega mitte kuldne retriiver. Ta on alfa. Ta tahab nagu alati, tal on vaja kohe, kui ta uue koeraga tutvub, oma võimu näidata. Ja siis kõik peavad tema ees pikali viskama. Lilli. Jaa. No ta on inimestega väga sõbralik. Nagu ma usaldan teda, ta ei tee mitte midagi, ta on lastega sõbralik, kõik on fine. Aga mis puutub teistesse koerdesse, eriti veel emased koerad, tal on vaja täiega olla nagu on top of it. Ja ta oli juba mul mingi 5 meetri kaugusel, kui korraga Lilli ja Elli mõlemad, nagu see oli mingi sekundi murdosa, tõmbasid mind. Ma olin nagu, tegin 90-kraadise pöörde ja lendasin peaga vastu maad lihtsalt. Ja mul on täna ka natukene kael haige, mul ei ole väga hea keerata. See käis kõik väga kähku ja siis ma lasin nende mõlema rihmad lahti ja siis ma mõtlesin, et ma ei hakka kinni hoidmast, et ma ei taha lohisema hakata. Sest nad lihtsalt nagu kaevasid ennast maas põhimõtteliselt. Ja see tüüp muidugi, ta oli nagu väga viisakas, ta oli nagu sorry, issand, vabandust. Ja mina sellel hetkel nagu endal nutt kurgust lihtsalt, ma nagu... Ma ei osanud nagu mitte, ma oleks võinud hakata nagu põhimõtteliselt, ma oleks võinud talle öelda, et kuule nagu, sa nägid, et ma kõndisin pingi taha, sa nägid, et ma lähen eemale, miks sa tuled? Aga ma ei osanud sellel hetkel mitte midagi öelda, kui mingi, mul on okei, mul on kõik korras, mul on okei. Siis ta mingi, issand, sorry, kas ma kutsun kiirabi? No mingi hakkas täiega vaata niimoodi laskma. Ja siis mu ema nägi seda kaugelt pealt, jooksis kohale, no nagu seda ma mõtlesingi ka, kui ma küsisin, et mis siis edasi sai, et kas keegi nagu su perekonnas ka nägi, et ja ema nägi, mis siis juhtus? No nende koertega meil on igasugused asju. Mul üks või vanemate koer tõmbas isa mitte lõua, vaid õlavaigast ära. No nad on siuksed, vaata. Ja peale seda mul ongi nagu kael, veits kange. See story point on see, et kui teil on koer ja kui te näete kedagi teist koeraga, siis võib-olla ei tasuks kohe läheneda, isegi kui sa, või veel enam, kui sa näed, et see inimene liigub eemale, on ju. Ja teine asi on, kui sul on koer ja sa näed kedagi, kes niimoodi läheneb, siis ma sain ühe hea soovituse sõbrannalt Kristiinalt, kes ütles, et hüüa kõva häälega, et mu koeral on kennelköha, siis nad ei tule. Nii et siit väike õppetund. Okei. Seda on hea teada, kuigi mul ei ole koeraga. Aga sa võid niisama öelda, et mul on kennelköha, kus ei taha kedagi näha, vaata. Kui keegi läheneb, mul on kennelköha. Ära tule. Tuleb. Keegi tuleb. Või kennelköha. Okei. Jah, that's that about that. Lähme lugude juurde. Jah. Ma räägin täna loo sellisest noorest naisest nagu Georgia Williams. Ja ta sündis 7. septembril. Sa oled teiega samal päeval, jaa. Aastal 1995. Ja tal oli vanem õde, Scarlett. Tema ema nimi oli Lynette ja isa oli Steve. Ja Georgiat kirjeldati siis kui väga hoolivat, lõbusat, empaatilist noort naist. Lights up a room. Täpselt. Talle meeldis oma õega mingisuguseid pränke teha, aga alati nagu heatahtlikult, mitte nagu kuidagi, noh. Ja ta tegigi neid nii, et ta õde ei saanud kunagi liiga, aga see oli nagu siuke nali, on ju. Ja sellest loost tuleb välja ka, kuidas ta alati proovis nagu teisi inimesi üles tõsta või teisi inimesi toetada või aidata ja no, generally nice person. Ja Georgiat kahjuks kiusati algkoolis ja kui see info jõudis siis Georgia emani, siis ta ema loomulikult oli nagu kohe selline, et ta tahtis nagu midagi selle heaks teha, et ta lapsel oleks koolis parem. Ta helistas kooli, ta rääkis kõikide õpetajatega, küsis sellest olukorrast kõike, mida ta sai ja siis pärast rääkis Georgiaga kodus ka, et kas sa tahad, ma panen sind teise kooli, tahad äkki olla koduõppel, noh pakkus nagu reaalselt kõik võimalused välja, mis sellel hetkel tal oli võimalik pakkuda. Ja siis Georgia ütles selle peale, et ma saan nendega hakkama. Siuke enesekindel.
ja kui ta läks gümnaasiumi, siis tema jaoks väga palju muutus, ta sai väga populaarseks, ta meeldis kõigile inimestele, teda teati kui siuke sportlikku, heatahtlikud, südamlikku tüdrukut, tal olid punased juuksed ja siuke sportlik kehaehitus ja temast sai siis gümnaasiumis ka head girl ja see on siuke head boy ja head girl on siis Briti haridussüsteemis sellised terminid, mis on siis nii-öelda õpilase juhtrollid, et nad siis esindavad kooli õpilaskonda. See on siis nagu võib-olla meil nagu üliõpilas või õpilasesinduse mingisugused juhid. Okay. Ja tavaliselt need valitakse siis sellepärast, et nad ongi nagu koolis siuksed suured eeskujud. Ja lisaks siis sellele Georgia kooli kõrvalt siis treenis lennukadetiks, sest ta tahtis saada British Royal Air Force'i parameedikuks, ehk siis Briti õhujõudude parameedikuks. Nii et väga tubli. Ja kui ta sai 17, siis ta hakkas tööl käima ühes kohalikus bensiinijaamas. Ja sellest bensiinijaama kambast, kellega ta tööl käis, sai tema hea sõprade seltskond. Nad käisid koos väljas, tegid koos pidevalt mingisuguseid ühiseid mingeid üritusi, just nagu tööväliselt. Ja seal tööl oli neil ka üks poiss, kes siis pigem alati hoidis nagu omaette, ta oli natukene suhtlemises siuke awkward, siuke vaikne, mitte nii seltsiv. Ja Georgia oli siis alati see, kes teda proovis nagu kaasata igat moodi, et ta tuleks alati kaasa nendega, teeks nendega koos kõiki asju, mida nemad siis tegid, et ta ei jääks välja nendest tegevustest. Ja see poiss oli siis 22-aastane Jamie Reynolds ja kuna Georgia nii palju talle tähelepanu pööras, siis Jamie'le muidugi hakkas Georgia meeldima. Ta proovis teda korduvalt välja kutsuda, tahtis väga temaga kinno minna, tahtis temaga koos minna vaatama seda Fast and Furious, mingi film tuli sellel ajal välja, ma ei tea mitmes, aga neid on ju mingi 34. Ja Georgia nagu ei olnud temast nii huvitatud, kui ainult ta soovis temaga põhimõtteliselt ainult sõprussuhet. Et siis ta nagu alati ütles talle viisakalt ära ja ütleski, et nagu, et proovime jääda sõpradeks. Ja lõpuks, kui Jamie saigi Georgialt nagu korduvalt juba korvi, siis ta näiliselt nagu leppis ka sellega Georgia arust, et siis ju siis nii ongi, et nad ongi sõbrad ja nad veetsid päris palju koos aega. Ja peale seda, kui nad olid juba aasta koos töötanud, siis ühel päeval Jamie rääkis Georgiale, et ta tegelikult, et ta plaan ei ole eluaeg bensiinijaamas töötada, et ta tahaks tegelikult oma eluga midagi muud peale hakata. Kui ootamatu. Jaa. Tema elu eesmärk ei olegi bensiinijaamas töötada, on ju. Ja Georgia olles selline inimene, nagu ta oli, on ju, võttis siis kohe eesmärgiks selle, et tahab Jamie't aidata. Ja siis nad istusidki üks õhtu maha ja hakkasid siis rääkima, et Georgia küsis talt selliseid suunavaid küsimusi, et mis viiks siis selleni, et ta saaks aru, nagu, mis see Jamie nagu unistuskarjääri mõttes on. Nii, sa ei pea teda fiksima, ta on täiskasvanud mees. Jaa, aga meile meeldib seda teha. Ma tean. Ja lõpuks tuli välja, et Jamie ütles, et talle väga meeldib pildistada ja et ta tegelikult naudiks fotograafi karjääri. Ja Georgia selle peale mingi, davai, jumala lahe, mis me saame teha, et sa saad esimese sammu sinna selle karjääri alguse poole teha. Ja siis Jamie ütleski, et aga davai, teeme ühe photoshooti koos. Ja siis Georgia oli, davai, teeme, ma olen modell. Ja nad leppisid kokku, et pühapäeval 26. mail 2013 aastal nad teevad siis selle photoshooti. Ja Jamie saaks siis omale nii-öelda esmase portfoolio luua. Ja Jamie ütles, et ta kutsub siis veel sõpru, teeb seda enda vanemate kodus, ta vanemad olid sellel ajal puhkusel, et teeb siis temast ja veel mõnest sõbrast. Ja jõudis kätte 26. mai. Ja sellel hetkel oli Georgial kodus siis väike süke koosviibimine. Seal olid tal mingid vanaemad ja tädid ja grilliti ja nagu süke perekondlik olemine. Ja Georgia oli veel viimase hetkeni veel nagu kahe vahel, et ei tea, kas ta läheb, et kõik perekond on ju siin ja nii tore on ja nii edasi. Ja siis ta mõtles juba, et okei, ma tegin meigi ära,
tegin soengu ära, no, ma ei saa mitte minna. täpselt. Yeah. Naised sellest saavad aru, Yeah. on ju. Ja siis ta läkski, vahetas riided, pani selga teksapüksid, nahktagi, nagu, et ennast ilusana tunda, tuli alla, läks siis isale ütlema, et kuule, ma lähen Jamie juurde, et me pildistame ja siis ma annan teada siis, millal ma koju tulen. Ja isa veel ütles talle, et sa näed nii ilus välja, et sa näed välja nagu Sandy Crease'ist. Nuino. Ja siis ta läks kodust ära 19:30 ja jalutas Jamie juurde. Ja Jamie juurde oli siis jalutada 5 minutit tal kodust. Ja kui kell hakkas 10 saama, siis ema hakkas muretsema. Mõtles, et saadab George'ile sõnumi, et kus ta on, millal ta koju tuleb. Ja George siis vastas talle sõnumiga, et tal läheb veel aega, et ärge oodake mind veel koju. Ja siis sõnumi lõpus oli siis 3 musimärki. Nagu tavaliselt ta kirjutab. Okay. Et see oli tema siuke muster. Kui sa nii väidad? Ja. Ja kuna vanematel polnud kunagi George'iga probleemi olnud, ma rääkisin enne ka, et ta oli ülieeskujulik, ülitubli, alati selline usaldusväärne, ta ei olnud kunagi rebellinud ja midagi, siis vanemad mõtlesid, okei, neil oli niikuinii kodus nii palju toimumas. Mis sa 17-aastasega enam teed, olgem ausad? Jaa, kuule ma hääletasin Paidesse 17-aastasena, ma läksin, mu ema äkki vaatab siin. Tšau, ema. Aga nüüd ma olen täiskasvanud inimene ja mul on kõik hästi, nii et vahet selle. Siin sa oled. Siin ma olen. Ja siis ema mõtles, et okei, las ta siis olla, ju tal on tore, meil on hästi kõik, ta on siin samas kodu lähedal, mis ikka juhtuda saab, on ju. Ja kui siis hommikul George vanemad ärkasid, siis ema Lynette läks siis kontrollima, kas George on kodus ja magab ja kui ta George tuppa vaatas, siis ta nägi, et teda ei olnud kodus. Ja see oli siis 6 ajal hommikul ja oli 27. mai 2013. Ja Lynette saatis siis koheselt George'ile sõnumi, et kus ta on ja miks teda kodus ei ole. Ja sai siis sõnumi tagasi 1,5 tundi hiljem, 7:30 paiku, kus siis George kirjutas, et ta jäi sõbra juurde ööseks, ta unustas kirjutada ja siis ta lõppu kirjutas, et my phone battery is dying too. Pane laadima. Et mu aku saab ka tühjaks. Aku suremas. Aku on ka suremas. 2013 võiks ju enamustel olla juba telefon. Võiks olla laadja ka 2013 aastal juba, on ju? Ja arvatavasti kõigil on iPhone ikka. Ja, veel enam seal. Ja, ja tegelikult oli siis see ka, et 27. mail pidi Georgia minema kuskile muusikafestivalile, mille kohta vanemad nagu teadsid, et tal on see. Ja see ei olnud nagu siuke öine üritus, vaid see oli mingi päevane siuke mingi pidu. Ja kuna ta saatis sõnumi vanematele, et tal tegelikult on, et ta jäi sõbra juurde ja telefoni aku on tühi, et siis nad mõtlesidki, et okei, no ju on nii, ikkagi tundsid juba muret, veid siuke kahtlane olukord, aga okei. Ja kuna nad teadsid, et on see muusikafestival, et ta läks kodust ära ja ta läheb sinna, et äkki ta ei tulegi siis koju tagasi vahepeal. Okei. Ja riided või asjad või? Okei. Ja. Sõbranna juurest. Ja. Ja järgmise päeva hommikul, ehk siis, see oli esmaspäev nüüd on ju, siis teisipäeva hommikul pidi siis Georgial olema esimene sõidutund. Ta hakkas juhilube tegema. Seega siis isa Steve teadis nii, et ta tuleb selleks hetkeks koju, nad pidid koos sinna sõitma, ta pidi ta nagu selle sõiduõpetajale üle andma nii-öelda. Ja kui oli jõudnud siis kätte esmaspäeva õhtu ja Georgiat polnud ikka veel kodus, siis vanemad muutusid väga murelikuks. Ja muidugi päeva jooksul juba lennutasid või pommitasid teda kõnedega ja õhtuni välja kõned läksid kõik voicemaili ja ta ei vastanud ühelegi sõnumile. Ja selleks hetkeks nad olid juba väga murelikud ja hakkasid siis kõiki tuttavaid ja sõpru ja nii edasi kõiki nagu läbi helistama, et kas keegi teab, kus Georgia võib olla. Aga kahjuks keegi ei teadnud ja tuli välja, et nemad ise olidki siis viimased, kes olid Georgiat sellel hetkel näinud. Ja kui ka teisipäeva hommikuks ta polnud välja ilmunud, siis läksid ema ja isa politseisse. Ja kui politsei siis nad üle kuulas, siis ainuke asi, mida nad oskasid öelda, oli see, et viimane info, mis neil Georgia liikumise kohta oligi see, et ta läks oma töökaaslase Jamie Reynoldsi juurde pildistama.
ja nad ei osanud sellel hetkel ühtegi teist nime nagu öelda. Ja kuna see oli siis ainuke juhtnöör, mis politseile oli, siis nad politsei saatis välja siis ekipaaži või siis ühe rühma inimesi sinna Jamie koju, on ju, ja samal ajal siis teine ametnik tegi siis politseijaoskonnas Jamie'le taustauuringu. Ja mis siis taustauuringust välja tuli, oli see, et Jamie oli 2008. aastal kinni peetud ühe noore tüdruku kägistamise tõttu ja ta polnud selle eest kunagi vangistust saanud, vaid ta sai ainult hoiatuse ja mingisuguse ühekordse psühholoogilise nõustamise. Okay. Ja, seega, sellel hetkel oli siis Jamie kahtlusalune number 1, et siis leida Georgia. Ja kui politsei läks Jamie juurde koju, kui nad Jamie maja juurde jõudsid, nad ei näinud ühtegi autot, nad ei näinud ühtegi valgustatud tuba, midagi, maja oli täiesti tühi, pime, vaikne. Ja nad koputasid uksele ja avastasid siis uks on lihtsalt lahti. Läksid sisse, vaatasid maja üle. Ei olnud mitte ühtegi märki ei Jamie'st, ei vanematest ega ka Georgiast. Nagu ei olnud isegi aru saada, et nad oleks seal olnud. Ja järgmise peatusena mindi siis bensiinijaama, kus mõlemad töötasid, kus Jamie oleks siis sellel hetkel tegelikult juba pidanud oma vahetuses tööl olema. Aga teda seal ei olnud. Ja ei olnud ka Georgiat. Ja ükski töökaaslane ei teadnud Jamie'st midagi, ütlesid, et ta ei olnud tööle ilmunudki ja päev varem ei olnud nemad ka keegi nii-öelda Jamie ja Georgiaga koos olnud, kui see pildistamise pidu nii-öelda oli olnud siis. Ja siis politsei helistas Jamie vanematele ja Jamie vanemad olid mingi, et okei, et ta on kahtlusalune, et me pakime oma asjad kokku, me tuleme koju. Ja Jamie auto siis samal ajal pandi ka tagaotsitavaks ja terves UK-s. Ma ei olegi maininud, et see on UK-s. Otseselt mitte, aga kontekstist on olnud aru saada. See on UK-s kõik toimub. Ja. Shropshire on selle koha nimi. Okay. Ja siis tuli politseile üsna kähku teade, et selle sama numbrimärgiga auto on Šotimaal Glasgow's ühe odava motelli ees. Ja see sama Shropshire, see on Wellington, Shropshire, England, United Kingdom on ju UK. Politsei andis siis Glasgow politseile edasi nagu ülesande või teate või mis iganes, et nad otsiks siis ka Georgiat, kes on punaste juustega, selline naine, et ta peakski olema siis, nad andsid ka selle Jamie kirjelduse, on ju, mustade lokis juustega, pruunid silmad, keskmine kehaehitus, mingi 170 midagi pikk ja nii edasi, et ta on kahtlustatav. Ja politsei leidis Jamie sealt motellist suht kähku ülesse ja ainuke asi, mida siis Glasgow politseil oli sellel hetkel nagu lubatud teha, oli siis uurida, et kus Georgia Williams on tema käest, et küsitleda teda nii palju. Ja kui nad Jamie'lt küsisid, Jamie vastas, et ta ei tea Georgiast midagi, et ta on siin üksi ja Georgia ei ole temaga koos olnudki. Olgu. Okay. Ja siis viidi Jamie tagasi Shropshire'i. Ja samal ajal Georgia pere, kui nad said teada, mis taust on Jamie'l ja Jamie oli kuskil Šotimaale sõitnud ja nii edasi, ema minestas, isa oksendas närvipingest, õde oli nagu täiesti, canceldas kõik oma mingi terve elu ära, šokis. Ja siis, kui Jamie oli toodud tagasi Shropshire'isse, siis asus politsei uuesti siis Jamie kodu üle kontrollima ja selle läbivaatuse, selle teise nagu deep dive läbivaatuse käigus leiti siis Jamie fotokaamera. Seal oli sees mälukaart, aga kõik pildid olid siis kaarti pealt kustutatud. Ja saab taastada. Jep. Ka 2013 sai neid taastada. Jep. Sest et ma olen seda viga teinud teismelisena. Jah? Jah. Kui digikaamerad olid ja tegid reidilakse ja kusutsid kõik ära kogemata. Aga sai kõik kätte. Nice. Nii et sa oskad seda teha või? Kunagi oskasin. Ma oskasin ka kunagi palju rohkem asju, kui praegu mul on selliseid asju nagu. See oli nagu, sul oli vaja leida lahendus ja siis sa leidsid selle. Aga politsei seda tegigi.
Nad recoverisid ja mida nad sealt leidsid, oli päris kurb. Arvata oli. Pildid olid Georgiast. Mul on siuke ebamugavuse naeratus jälle. I'm sorry. I cannot. Või on ühe lonksu vahepeal. Joo, üks lonksu vahepeal, jah. Pildid olid Georgiast. Ma ei tea, kas pärast on kaamerast näha ka, kuidas kõht keegi elab seal sees või? Räägib kaasa. Jookseb eest ära. Äkki on, ma ei kujuta ette. Ei tea. Igatahes, pilte oli tehtud siis enne tema mõrva. Tema mõrva ajal. Ja pärast tema mõrva. Ja see läks kõik nii, et alguses olid siis Georgias pildid, kus ta oli siis samas riietuses, mis tal oli seljas, millega ta oli kodust lahkunud, on ju. Tal oli siuke naeratus näol, tal siuke rõõmus nägi, või oli näha nende piltidelt, et ta tundis ennast kaamera ees hästi. Järgmised pildid olid, kus ta oli poolalasti. Oli näha, et tal ei olnud enam naeratust näol, ta oli tõsisem. Ma pean natukene oma outfitist välja tulema, sest et see laguneb, jah. Nii. Igatahes. Kõrv sai terveks, jah. Ju see paraneb ikka ära, vaata, peale seda, kui keegi sinna. See riivas. Millegagi riivab, jah. Poolalasti pildid. Oli näha, et ta oli ebamugav. Ta oli tõsine, sunnitud, jah. Ja siis olid pildid, kus ta seisis keset tuba. Tal oli punane pael kaelas ja ta seisis siis mingisuguse siukse tugevamast materjalist karbi peal. Ja siis olid pildid, kus seda karpi tal enam jalga tal ei olnud. Ehk siis ta oli üles poodud. Ja siis tulid pildid, trigger warning, oleks pidanud juba enne tegema, kus... Nagu juba ütlesid pildid siis. Kus ta oli surnuna alasti ja temast oli sadu ja sadu pilte erinevates poosides Jamie kodus erinevates asukohtades. Diivanil, põrandal, köögis, ta nagu reenactis mingisuguseid olukordi selle kehaga, nii-öelda. Sick fuck. Ja siis tulid kõige kohutavamad pildid, kus Jamie harrastas korduvalt nekrofiiliat tema kehal ja tegi sellest ka sadu pilte. Ja analüüsides neid pilte, mitte mina ei ole neid pilte analüüsinud, God forbid, ma ei tahaks neid iialgi nähagi, aga politsei analüüsides neid pilte sai aru, et seda acti oli tehtud kuskil 7 korda. Ja siis on nagu naised ja tüdrukud saavad hiiti selles, et miks ei taha taga koos olla, ta on nii nice guy ja ta lepib täiega hästi sellega, et kui sa talle ära ütled, kindel või? Nagu kindel või? You never fucking know. Igatahes, see polnud veel kõik. Politsei leidis Jamie arvuti. Ja nad leidsid tema arvutist 16 800 pilti ja 72 videost sellest, kuidas surnud, lahti lõigatud ja tapetud inimeste peal on tehtud erinevaid seksuaalseid akte. Püha juudes. Nagu selliseid kohutavaid videoid, ja pilte, mille analüüsimisel politseijaskonna inimesed, nagu seal oli see artiklid, mille järgi ma tegin, seal oli kirjeldatud, et need inimesed olid nagu beyond traumatized. No kõik see info, mis sa saad selle teema kohta, on reaalselt vastu su tahtmist. Ja. Nagu see ei ole otsitud materjal, mida sa tahad näha. Just. Jah. Oma kõige hirmsamates õudusunenägutes ei oodanud need politseinikud, et nad peavad siukse asjaga tegelema. Siukseid asju nägema. Ja politsei helistas siis selle teadmisega uuesti Jamie vanematele ja kutsusid vanemad siis ülekuulamisele. See on vaene ema. Ja see lugu on lappes selles osas, et kui Jamie vanemad üle kuulati, siis ema ütles, et nad esimest korda jäi Jamie vahele
sellise väga ekstreemse pornoga neile 14-aastaselt. Okei, no. Ja väga ekstreemne porno, nagu rape. Okei. Ja no vaata, seal sa võid sattuda ka lihtsalt, et see oma peas nagu vabandad võib-olla välja, et et äkki sattus lihtsalt sellise. Aga ta jäi vahele päevas kuskil nii 6-7 korda. Nagu ta konstantselt, ta nagu ainult vaataski sellist asju. Tal oli nagu full obsession lihtsalt, nagu selliste rõveduste järgi. Ja ema oli nagu loomulikult täiesti šokis, ta ei teadnud, mida teha. Ta sai selles mõttes aru, et see on siuke iga, kus poisid avastavad, aga jällegi see, mida ta vaatab, ei ole okei. See on nagu kaugelgi sellest, mis on okei. Ja siis Jamie vanemad võtsid ühendust siis kohaliku sotsiaaltöötajaga ja politseiga. Et mida sellises olukorras teha, kui nende laps vaatab nagu selliseid asju, mis on nagu piinamine, vaata. Ja politsei poolt olid soovitused järgmised. Pange blokki kõik pornosaidid. Saad ju... Jamie leidis lahenduse. Ilmselgelt leidis, ta on 14-aastane poiss, kes tahab näha midagi rõvedat. Jaa. Politsei soovitus oli siis see, et lihtsalt nagu nii-öelda jälgige. Ja sotsiaaltöötaja soovitus oli siis põhimõtteliselt see, et kes ei võtnud seda asja nagu üldse tõsiselt. Ta oligi, et umbes ta on tiinekas, poisid ongi avastavad oma seksuaalsust selles eas, kõik sellised asjad. Ja siis Jamie ema oli, ei, nagu it's not a vanilla thing, nagu see on maximum torture lihtsalt, mida ta vaatab. Ja siis ta oligi, et okei, et me võime siis nagu mingisuguse nõustamise organiseerida ja midagi sellist, on ju. Aga et kui ta ei saa nendele lehtedele ligi, et ju siis on ju kõik hästi. Ja tal on sõbrad. Jah. Tal on teised igasugused vahendid. Aga sellel hetkel oligi, kui talle pandi siis blokid peale, on ju, siis ta sai taskuraha. Ta helistas mingisugusesse kohaliku firmasse, mille kaudu neil ei olnud internet, vaid see oli mingi teine ettevõte siis. Ja ta tegi lepingu ja ta pani siis omale eraldi wifi. Ja hakkas nagu veel räigemalt varjama seda, mis tekitas selle asja tema jaoks nagu veel põnevamaks tegelikult. Nagu väga halb. Väga halb, jah. Nupukas lahendus, aga väga halb. Ja siis ema mõtleski, et okei, et nüüd on ju kõik lehed kinni, ta ei jää enam vahele. Äkki ongi kõik, vaata. Läksid oma eluga edasi, unustasid ära selle asja üldse. Ja, aga igatahes, lähme tagasi siis selle juurde veel, mida siis Jamie kodust leiti. Politsei leidis veel 40 lehekülge jutte, mida Jamie oli kirjutanud siis vägistamisest, piinamisest ja tapmisest. Nagu tema enda mingi fiction nii-öelda. Ja seal oli ka siis üks lugu, mille pealkiri oli Georgia Williams in Surprise. Ja see oli siis reaalselt 1:1 täpselt see, mida ta temaga tegi. Ja mida ta temaga siis tegi? Oota, üks asi veel, enne kui ma räägin, mida ta tegi. Üks sketchbook oli ka, kus olid siis pildid, joonistused, sketšid naistest, kes olid üles poodud, keda siis kägistati või piinati. Ja ta oli isegi välja printinud oma tuttavatest nagu ümbruskonna naistest, keda ta teadis koolist ja nagu töölt ja niimoodi. Nende naiste pildid ja siis pannud kleepinud sinna ja siis teinud ka neile nagu mingi noa kuskile näkku ja mingid siuksed asjad, vaata. Selline rõve kollaaž. Jah. Jõudis kätte 31. mai 2013. Georgia oli selleks hetkeks kadunud ainult 4 päeva. Ja politsei leidis siis Põhja-Walesist, Ruthini lähedalt, Nant-i-Carti kuru juurest, metsamaalt, Georgia surnukeha. Ma lihtsalt teadsin, nii kui sa ütlesid, et ta läks kuhugi Šotimaale või kuhugi, et seda kuristikku. Ja ühes artiklis oli ka nagu kirjutatud torso,
aga mul on siuke tunne, et seal oli pigem viga tehtud, sest et mitte kuskilt mujalt ma tahtsin nagu leida seda infot, et kas ta tõesti nagu cut'is teda, aga kuskil mujal ei olnud, seega ma eeldan, et äkki see ei olnud tõsi, aga siiski, ma ütlesin välja, et võib-olla oli seal midagi sellist ka. Ja 4. juunil politsei siis kinnitab ametlikult, et seesama kuru juurest leitud surnukeha on tõesti Georgia surnukeha, mis siis tuvastati sellel hetkel tema hambakaardi põhjal, sest et ta oli mutilated. Nii. Ja 14. juunil toimusid siis Georgia matused ja sellest võttis osa siis umbes 800 inimest, ehk siis kogu lähedane nagu community, kõik nagu. Näiteks 150 Air Corpi liiget ja 100 õhukadetid siis marssisid niimoodi, et nad marssisid oma mingi peakontori juurest seal linnas, siis matuse asukohta niimoodi, et politsei ka siis nagu mitme autoga saatis neid ja nagu see oli siuke suur tseremoonia ja kõik inimesed nagu panustasid sellesse. Koguti lilli, mingisuguseid, kui olid seal mingid jalgpallimängud või mingid mängud, siis seal ka anti nagu tribute Georgiale. Ja 2. detsember Jamie Reynolds tunnistas siis Staffordi kohtus oma kohtuprotsessi esimesel päeval and Georgia Williamsi mõrvas süüdi ja talle mõisteti eluaegne vangistus. Ja kohtudokumentides oli ka kirjas, et Jamie Reynolds poos Georgia üles ja see oli siis eraldi veel oli kirjutatud, et see oli nagu täpselt kavandatud ja seksuaalselt motiveeritud rünnak. Ma olengi mõelnud, et see on nagu nii detailideni välja. Ja, sest et see story on ju, millest ma kohe räägin, natuke enne toon. Ja muidugi sinna juurde veel oli see, et tal oli 16 800 pilti, 72 videot, äärmuslikust pornograafiast, sealhulgas siis pildid kuni 8 naisest, keda ta isiklikult teadis ja kelle kaela olid samuti köied seotud, täpselt ka nagu Georgiale, mis siis nagu oli kohtus nagu öeldi veel seda välja nii-öelda Georgia poolne kaitse või nagu kaitse siis mitte Jamie kaitse, vaid Georgia poolne kaitse ütles ka välja, et seal on nagu väga suur tõenäosus, et sellest inimesest võib saada sarimõrvar. See on nagu kõik märgid on olemas. Kui Jamie ei ole, mitte Jamie, Georgia ei oleks nii lahke olnud ja hea ta vastu, siis ta oleks lihtsalt kellegi teise valinud. Jah, kui ta ei oleks saanud nagu Georgiat mitte mingil muul viisil nagu, ta oleks kindlasti leidnud mingi viisi, sest et nähes veel seda, et tal on nagu mingid teised tuttavad naised samamoodi pandud, tal olid need lood kirjutatud, millest nagu ei olnud detaile rohkem nendest lugudest, aga Georgia omast nagu me teame, sest et ma räägin kohe vaata neid detaile ka. Aga jah, põhimõtteliselt jah. Ja siis Georgia isa, Steve, ütles ka, et nagu tema nagu nii-öelda kõne või etteaste seal kohtuprotsessis oli see, et te nägite aastaid tagasi, 2008, kui võeti politseiga ta esimest korda kinni, kui ta kägistas 17-aastast tüdrukut, et millise inimesega on tegu, et miks mitte midagi ei tehtud. Ja kuna seda juhtumit vaadati siis tagasivaatavalt siis, ja pandi see tegelikult sellesse juhtumisse külge, siis seesama politseinik, kes teda kinni võttis ja ta minema lasi, sai karistada. Selles, tal tuli muidugi eraldi case sellega, aga nagu ta sai karistada ka. Mis on väga fair, sest et see oli nagu suur viga, et selle asjaga ei tegeletud. Sa pead nagu... Sest et ema on juba pöördunud politseisse, vaata, et mul on nagu, mu pojal on nagu probleem täpselt väga kahtlased kalduvused on nagu aidake, et teeme midagi. Ja mida Jamie siis tegi peale Georgia mõrva, on ju? Pildistamine. Vägistamine. Ja. Siis ta vedas Georgia oma autosse. Ta läks bensiinijaama, täitis auto. Kui pärast hiljem vaadati üle neid CCTV videosid, siis oli näha Georgiat tagaistmel. Ja nagu mainisin alguses, tema unistus oli Georgiat viia nagu esimesele teidile kinno. Ta läks kinno. Samamoodi CCTVs on näha, kuidas tagaistmel on keha. Ja ta ei võtnud teda kaasa kinno, sest muidu ta ei oleks saanud seda teha sellises vormis keha osas. Tahtsin küsida, kas see oli äkki see autokino? See oleks nagu, jaa. Ma arvan, et neil lihtsalt ei olnud. Neil ei olnud, jah. Aga ta läks vaatama Fast and Furious. Jah, okei. Ja
kui nad Georgia keha leidsid, vaata, nad leidsid tegelikult 4 päeva jooksul ja nagu see kokkusattumus või nagu see olukord, mis viis selle keha leidmiseni, oli see, et ta läks sinna Walesi mägedesse, et siis seda keha kuskile tampida, onju, ja ta jäi mägedes autoga kinni ja teda aitas seal mingi 6 inimest seda autot nagu kuskilt teelt välja saada. Seal liikusid teised inimesed ka. Ja mitte ükski inimene ei näinud autos sisse, et seal on keha. Aga nad kõik aitasid seda autot lükata, noh, nagu kõik sükst asjad. Ja kui pandi siis suur teade igale poole uudistesse, et otsitakse seda autot, siis need inimesed tulidki välja, et me nägime seda sama autot ja seda sama meest seal. Et siis tänu sellele tegelikult leiti see keha nii kiiresti ülesse. Ja kohtuprotsess, nagu ma ütlesin, oli suht lihtne. Jamie tõusis kohe lihtsalt püsti, ilma ühegi emotsioonita, täiesti nagu siuke bland, ütles, et jah, mina tapsin Georgia. Ja sellel hetkel, kui Jamie sai siis eluaegse vangistuse, oli ta siis UK-s kõige noorem inimene seda saades. Ta oli 23. Ja praeguseks hetkeks on Jamie ikka veel vanglas ja Georgiale on tehtud siis trust, mis toetab siis välitegevusi ja naisi ja supportib selliseid tublisi noori tegijaid. Et selline lugu siis. Väga rõve. I'm sorry. See oli päris siuke rõve. See oli väga rõve. Aga mulle meeldis selle loo juures just see, et tegelikult see isa, nagu me näeme, et politsei teeb vea, onju, sellise inimesega. Politseiga mitu korda ühendust võetud, nagu seda teemat on pushitud, et Jamie ei ole okei. Ja see isa oli ka nagu nii, ma ei tea, võttis selle asja nagu nii kätte, et loomulikult see on tema laps on saanud viga, onju. Nad olid nagu täiesti, seda sa ei saagi kirjeldada kunagi. Aga lihtsalt see, et kuidas nagu tagant vaadates või mingid mineviku kuriteod võeti selles juhtumis nagu esile, see politsei sai karistada ja tegelikult tänu sellele ma usun, et kogu UK sai nagu õppida sellest, kuidas siis tulevikus siukses olukorras peaks käituma. Seega positiivsuse poole liikumine on vähemalt see case mingis osas. Jah. Ehk. Jah. Mingis mõttes küll. Loodetavasti. Edaspidiste rõveduste klaarimiseks. Just. Okei. Millest sa räägid? Minu lugu on väga leebe selle kõrval jälle. Jah? Jah. No davai. Aga võib-olla ongi parem. Natuke easymalt. Natuke midagi kergemat natukene, jah. Okei. Niisiis. Vampiiridest räägin. Mul on köögikapi peal vampiirihambad. Aga ma ei lähe neid tooma vist praegu. Ei. Ma arvan, et mul oleks väga ebamuga. Täna ma olen supporting hoopis midagi muud. Jah. I have a cause. Täpselt. Su elul on eesmärk. Ja vampiiride lugusid võib siis leida juba iidsetes tsivilisatsioonides. Ma ei mäleta üldse, kui palju või kas me oleme rääkinud vampiiridest. I have no idea. Mul ei ole õrnaimegi. Me võib-olla oleme, aga pigem ei ju. Pigem ei vist. Ja. Paljudes kultuurides usuti, et surnud tõusevad taas ning hakkavad siis elavaid terroriseerima. Näiteks sumerid kõnelesid ekimuudest, kes olid rahutud hinged, kes käisid ahistamas. Iidses Egiptuses oli Ba. Hinge võime siis ringi liikuda pärast surma. Ja viis siis kogu sellise kollektiivi ühiskonna suure hirmu ette mingisuguste pahatahtlike olendite ees, mida võib-olla on, võib-olla ei ole. Yeah. Me oleme nii palju vampiiridest rääkinud, et ma olen rääkinud, et ma olen lugenud ära kõik videoikuraamatud. Sama. See on nii hea. Nii hea. Ja ma just nägin ühte TikToki ka, kus üks mees vaatas esimest korda vist seda Twilighti filme ja ta ütles,
et on vähe asju, mis on tõesti nii halvad, et need on head. Ja see on, Jaa. sest filmid on tõesti, no mida edasi? Mulle viimane film meeldis. Mulle meeldivad kõik väga, aga just nagu see esimene ja see esimene siuke sisseelamine, aga just nagu see CGI ja kõige selle mõttes, nagu mida edasi, seda hullemaks see läheb vaata. Et see ongi nagu kõik nii paha. Nii hea. No, mis on nagu tõsiselt hea, ilma irooniata, on Twilighti soundtrack. Esimese filmi soundtrack. See on lihtsalt, minu jaoks kõige... Tegelikult nad kõik on väga... Nagu kõige parema soundtrackiga filmid üldse. Jah, seal ei ole vist ühtegi halba laulu. Nagu mitte ühtega. Ja minu arust Claire de Lune tuli nagu tänu sellele nagu saigi nagu nii-öelda populaarses maailmas nii-öelda hoosisse ja. Debussy peab tänulik olema. Ja, nõus. Nii. Ühiskondade arenedes siis arenesid edasi ka vampiiride legendid. Ida-Euroopas vampiiride olemasolu populariseerus tänu slaavi folkloorile, kelle sõnul oli tegemist surnust ärganuga, kes naasis, et siis elavate verd juua. Et ennast rehüdreerida. Kontrastiks Aasia kultuurides, näiteks Hiinas olev Yangshi või filipiinlaste Ashwang olid erinevate omaduste ja käitumismustritega, näidates siis, et üle maailma eksisteerib oma tõlgendus ja arusaam. Et igal kultuuril on nagu oma vampiir. Jah, täpselt. Anyway. Mitmed ajaloolised sündmused on näidanud kaasa vampiiride narratiivile. Ilmselgelt siis Must surm 14. sajandil. Mis viis siis sellise hästi laialdase hirmu mingisuguse teadmatuse, arusaamatuse ja ebaloomuliku ees. Sest kuidas sa selgitad, kuidas see haigus levib? Nagu aasta on 1300 midagi. Jah, üldse räägime, kuidas selgitada haiguseid. Covid oli ju niigi paljude inimeste jaoks hoomamatu, et see tundus nagu see oli ju... Rääkides konspiratsiooniteooriatest, mulle väga meeldivad need, on ju. Et Covid oli ka ju made up, kuidas iganes. Oligi. Mis iganes stoorid seal olid, mul ei tule praegu isegi ühtki näidet. Seal oli näiteks see, et lihtsalt, et rahvaarvu kontrollida oli väga suur. Aga seal oli ka, et lennukitega lasti alla seda haigust või? Mingi oli kindlasti selline. Ja siis see ka, et sel ajal, kui lockdown oli, siis tehti mingeid teatud lükkeid ja asju. Et oli vaja, et kõik inimesed oleks kinni, et vaata Hiinas tänavaid pritsiti ja kõike tehti nagu. Niisiis, peale siis seda 14. sajandi musta surma siis ka edasised katkujuhtumid, mis kinnitsid arusaama, et surnutelt saab haigusi. Siis oli gootikakirjandus 19. sajandil, mis hakkas juba nii varakult siis romantiseerima seda vampiiri arketüüpi. Et juba 1800 midagi oli juba siuke let's make it spicy. Varajased vampiirikütid olid tihtipeale kohalikud kangelased või religioossed figuurid, kes siis võtsid endale elu eesmärgiks, et nemad nüüd astuvad kurjusele vastu. Leiavad kõik vampiirid üles. Ja nende motivatsioonid varieerusid alates siis kohusetundest oma ühiskonda kaitsta, et lihtsalt, et tal on see eesmärk ja lõpetades siis konkreetsete vendetadega, et mingite spetsiifiliste vampiiride vastu, kes olid neid kuidagi nagu kahjustanud või nagu... nende perekonnas kellelegi liiga teinud või ära tapnud või niimoodi, et siis nad otsisid selle kättemaksu. Spetsiifilise vampiiri all oli siis mõeldud mingi keegi inimene, kelle vastu tal oli vendetta või? Et näiteks mingi see vampiir. Toomas, ma arvan, et ta on vampiir. Ja Toomas on vampiir, ta tappis mu naise ja ma lähen nüüd tapan tema. Okei. Jah. Paljudes kultuurides oli siis usul suur roll vampiiri küttimises, viidi läbi KVV-sid,
ja rituaale, et ühiskonda vampiiriõhust vabastada, kasutades oma autoriteeti siis, et sisestada hirmu ja säilitada korda ühiskonnas, on ju. Kohe, ma ei kujuta, see tundub nii lahe aeg nagu, kus elada. Sul on nagu nii palju, mida teha, et ennetada asju. Nagu praegu sul ei ole midagi teha. Nagu midagi juhtub, sa oled lihtsalt nagu oh well, I guess, on ju. Siis oli nagu vampiira. Davai. Aga nagu minu jaoks on nagu see põnev osa sellel, et sa nagu hakkad midagi uurima ja siis sa lähed raamatu kokku ja siis sa otsid mingeid asju ja poolt nagu mingi otsid lahendust. Vaata, see on nagu filmis. Nagu päris. Praegu sest võtta telefoni kätte. So boring. Nagu seal ei ole mitte mingisugust lüürilisust, mingisugust nagu maalilisust elul enam. Nii, kõik on nagu nii... Jaa, aga mõtle, kui paljud inimesed lihtsalt ei oska guugeldada. See on ka thing, jah. See, õppige guugeldama. Õppige guugeldama, see ei ole raske. Eesti Google. Teine teema, hoopis teine teema. Seal ei anna isegi hästi guugeldast leida. Ja guugeldamise osas minu jaoks on nagu üks osa veel on see nagu, kas see õige väljend oli confirmation bias? Põhimõtteliselt, kui sa guugeldad midagi, mida sa tahad teada, siis sa leiad sellel vastuse täpselt selliselt, nagu sa seda guugeldad. Ütleme nii, et loll näide, unustage ära see näide peale, sest kui ma seda näidet teen, vaktsiinid tekitavad autismi. Ja kui sa guugeldad vaktsiin tekitab autismi, siis sa saadki vastuse selle kohta, et jah, vaktsiin tekitab autismi. Aga kui sa guugeldad, et vaktsiinid ei tekita autismi, siis saad vastuse, et Google ei... Kuigi selle... Sest nii palju trashi on internetis, I'm sorry, kõik võivad kirjutada oma artikli, mis iganes mätta otsast, nii et... Aga see vaktsiinide osas seal on ikkagi... Minu arust ma olen teinud seda. Isegi Eestil on üks nagu... Aga ikkagi seal üleval tuleb pigem neid artikleid, et hiljutised uuringud kinnitavad, et ei tekita. Jaa, aga üks mingi leht on nagu, ma ei saa öelda praegu, ma kardan, ma ütlen valesti sellele veebilehe, aga üks veebileht on vaktsiinide teemal tehtud, mis on tegelikult antiväkserite poolt tehtud. Ja selle veebilehe nimetus ongi juba nagu mingi, väga nagu straightforward. Et see võib tunduda nagu väga... See võib tunduda väga legit leht, nagu olekski, ma ei tea, Terviseameti leht või mis iganes, aga tegelikult, kui sa sinna sisse, kui sa hakkad lugema seda teksti, siis sa saad aru, et it's a no. No ükskõik mida sa nagu arvad ja usud, siis igal juhul kriitiline mõtlemine. Just. Ja enda arvamuse loomine. Kontrolli. Ja mõelge. Peaks endale sama ütlema, Agnes, mõtle. Aju siin. Kasuta seda. Ma proovin. Minul hetkel ei kasuta. Ühesõnaga, olid veel kohalikud liidrid ka, kes kutsusid kokku elanikke, et astuda silmitsi kahtlustatavate vampiiridega. Et näidates sellega siis ühist ettevõtlikkust ning püüet vabastada oma ühiskonda kurjusest. Absoluutselt. It's all about community. Olgem ausad. It's all about fighting the evil and the community. Just. Üks kõige kurikuulsamaid vampiirikütte popkultuuris on Abraham Van Helsing. Obviously. Ja tema on siis tegelane Bram Stokeri Draculast. Tema esindab teadlikku vampiirikütti arketüüpi, kombineerides teaduslikku mõistmist ja folkloori, et astuda siis Dracula vastu. Ühesõnaga, ta on selline loogiline tegelane. Läbi ajaloo on kasutatud paljusid rituaale ja tööriistu, et vampiiridega võidelda. Nende hulgas on siis matmisrituaalid. Tihtipeale hõlmasid siis laiba pussitamist, et vältida keha surnust tõusmist. Teiseks oli pühavee kasutamine, kui sa satud temaga kontakti. See põletab, on ju? Kolmandaks on erinevad palved, mis kaitsevad elavaid siis vampiiride eest. Erinevad sümbolid, mis mängivad rolli, on ilmselgelt ristid. Nad esindavad usku ja kaitset kurjuse eest. Küüslauk. Usutakse, et selle tugev lõhn hoiab vampiiri teemal. Ja siis jällegi odad, et traditsiooniliselt või mingisugused vaiad või odad, et mis on valmistatud puidust kasutatud, et siis südant
pussitada. aga kas polnud hõbe teema või? Hõbe teema on ka, aga hõbe on nagu selline, mis võib olla vaata libahuntidel ja see oli vist nagu need on pigem siuksed ma ei tea, hõbe on ka muidu hõbe, teras. Võib-olla ma olen natukene ma olen väga palju, ma ei tea, ma mõtlesin praegu selle peale ka Vampire Diaries'i peale, et seal on nagu mingi spetsiifiline Don't get me started. Me räägime täna väga headest ja ma peaks uuesti alustama. Igatahes, seal, kas neil ei olnud nagu mingi vervain? Mingi asi on ju veel? See on mingisugune taim. Mis aitas nagu, aga see on vist seriaalile spetsiifiline juba on ju. Ja siis seal oli mingi konkreetne puu ka minu arust. Oli küll jah. See oli see esimeste vampiiride see puu. See valge tamm. Okei. Kas muidu nagu selles legendis on ka mingi konkreetne puu või on suva lihtsalt? Puit. Whatever you take, okei. Jah, suht suva. 18. sajandi Euroopas hirm üleloomulike asjade ees oli suur. See oli suur. Balkani riigid ühes oma tihedate metsadega, eraldiseisvate külakestega ja iidse folklooriga muutus süngete lugude mekaks, mille fookuspunktiks olid pimeduses luuravad tegelased. Üks enim kardetud neist oligi siis vampiir, verejanuline olend, kes tõusis surnust, et elavate verest toituda. Külakestest liikusid sosinad nende kohta. Perekonnad elasid pidevas hirmus, et surnu naaseb, nagu keegi sureb ära, tuleb tagasi. Ja joob mu ära. Ja lõpuks tõusis pinnale uus elukutse siis Ida-Euroopas, ehk siis vampiirikütt. Nõutud amet. Väga cool. Aga vähesed olid vähesed neist olid nii müstilised ja traagilise lõpuga, kui seda oli Arnold Paole. Okei. Ja me räägime ühest konkreetsest mehest. Nagu mul on lihtsalt huvi selles osas, et kui palju neid nagu vampiirikütte tekkis, on ju. Nad kõik küttisid midagi. Ja neid nagu tekkis juurde. Kuidas siis see nagu, kas nad nagu tõestasid ära ka, et nagu see tüüp ongi vampiir, ma tapsin ta ära? Et kuidas nad tõestavad seda või nagu? Siin on välja toodud mõned omadused. Okei. Niisiis, Arnold on sündinud mingi aeg 1700. alguses väikses Serbia külas. Tol ajal osa Ottomani impeeriumist. Ja ta kasvas sõja ja raskuste keskel. 1700. Piirkond oli omamoodi piiriala. See oli nagu puhver Ottomani ja Habsburgi impeeriumite vahel, kes oli kogu aeg nagu kõripidi kallas. Ja, ära katsu! Ei, ma ei katsu siin. Ja ühesõnaga vägivald oli täiesti möödapääsmatu osa elust. Vähe on teada tema lapsepõlve kohta, aga selleks ajaks, kui temast sai täiskasvanu, ta oli värvatud siis palgasõduriks, võideldes Ottomani piiridel. Paole militaarkarjär viis ta kaugele enda maaelu kasvatusest. Ta võitles Kreekas, kus pinged kristlike külaelanike ja nende ottomanidest valitsejate vahel olid pidevalt kõrged. Ja sõdurite seas jutustati lõkke ääres lugusid üleloomulikest olenditest. Seda tahaks küll teha. Tahaks teha lõket ja siis rääkida. Jutte. Legendid on just nagu see teema. Ja teha smoorse, ja ma nägin just soolaste smoorside TikToki, kus oli võetud mini-priijuustud ära küpsetatud ja pandud 2 soolase kreekeri vahele koos spicy sweet moosiga. That's the life nagu. Miks ma selle peale ei ole kunagi tulnud? Mulle ei meeldi vahukommid. Miks ma juustu ei ole küpsetanud? Mulle meeldivad väga vahukommid. Mulle meeldib üks. Nagu see šokolaadi ja küpsisega. Mulle meeldib üks ära süüa. Ja. See on nagu nii räige magusa pomm. Jah, täpselt. Mulle meeldib, aga neid juustusid ma sööks rohkem. Jah, kindel. Siin selles pisikeses külakeses Kreeka mägedes kohtas Paole siis midagi, mis muutis tema elu trajektoori. Ja see oli ebasurnu, mitte surnu. Vampiir.
Ebasurnu või? Ebasurnu. Ehk siis nagu stab, aga ei sure ära või? Nagu sa näed, et on surnud, aga ta kõnnib ringi. Nagu ta ei tohiks olla püsti. They are unwell. Okei. Spetsiifika Arnoldi vampiiri kokkupuutest on nähmane. Palju on läinud ajaga kaotsi, alles on jäänud vaid pistelised sellised tunnistused ja kuulujutud. Aga Paole ise rääkis hiljem oma küla elanikele, et olles positsioonil Kreekas, ta kohtas siis vampiiri. Tema sõnul see ei olnud mingi tavaline koletis, see oli surnust tõusnu, kes ihaldas inimverd ning ei olnud lihtsalt nõus oma hauas enam puhkama. Ta lihtsalt oli nagu, ei. Nagu toddler. Jah. Mul on vaja juua. Pissile. Juua. Nämmi banaani. Prügiautoga issu. Mul on palav. Memmi pissib. Papa pissib. Peti kaka. Pepa pusled. Pune. Ei taha. Olles rutiinsel patrullkäigul, Paole sattus siis rünnaku ohvriks, olles oma kamraadidest eemal. Olendi kirjeldus: kahvatu, auku vajunud silmad, üliinimlik jõud. Mina absoluutselt. Iga ema. Jaa, täpselt. Vampiir sööstis tema poole. Toddleri maam kirjutas teie. Aga Paolel õnnestus ta eemale saada, kasutades mõõka. Tabas selle olendi külge, aga ilmselgelt mitte surmavalt. Ta võitles vapralt, kuni viimaks olend taganes. Paole teadis, et tegemist ei olnud tavapärase vastasega, ta tundis raskust, nagu needust, enda hinge kohal hõljumas pärast seda vahejuhtumit. Jaa. Kohalikud külaelanikud, kes olid ammu elanud selle vampiiri hirmu all, utsitasid teda siis koheselt tegutsema. Nagu sa pead kohe midagi ette võtma. Nad hoiatasid, et puudutus vampiiri poolt oli teda markeerinud ja kui sa ei tegele selle olukorraga, siis käib sinuga elu lõpuni kaasas. Ja ilmselgelt ka pärast elu lõppu, eks ole. Jah. Pärast ärkad ise ka ülesse. Täpselt. Kabu hirmul eesootavast saatusest Arnold võttis ette miskit, mida vähesed olid julgenud ja ta asus siis vampiirijahti pidama. Külaelanikud varustasid teda vajalike tarvikutega, puidust vai, hõbedane pistoda, millega sul oligi õigus, püha vesi. Ja nad selgitasidki, et need on ainsad relvad, mis suudavad vampiiri tappa. Selles maailma osas ebausku oli tugevasti põimunud igapäevaellu ja teadmised vampiiride ja nende jahtimise kohta pärandati edasi põlvest põlve järjest. Paole ajas jälgi ja leidis siis olendi pesapaiga. Madal, märgeteta haud, pisut eemal külast. Kui päike oli mägede taha kadumas, Arnold kaevas raevukalt maasse, leides lõpuks vampiiri puhkekoha. Nagu ta... Kui ta selle leidis, laip näis olevat värske, kuigi ta oli olnud surnud aastaid. Nahk oli pingul, prink, kahvatu ja silmad olid avatud, vaadates täiesti elutult tema poole. Ta chillis oma hauas päeval. Või selles suhtes, et päeva lõppedes on ju enne ööd. Värisevate kätega Paole surus puidust osa läbi vampiiri rinna ja selle peale keha hakkas vappuma, lastes välja veel viimase kõrvu lukustava karja. Kindluse mõttes ta raius pea maha oma hõbedasest pistodaga, kindlustades, et see enam kunagi surnust ei ärkaks ja viimaks ta kallas keha üle püha veega ja siis pani põlema pärast. Et nagu kõik asjad kasutas ära. Külaelanikud õnnitlesid teda ja Paole tundis sellist ajutist kergendust. Ta tundiski sellel hetkel, et ta tunneb, et tal on parem olla, jah? Jah. Ta oli seisnud silmitsi pimedusega ja jäänud ellu. Aga siiski sügaval sisimas ta
tundis, et see needus ei ole nagu päris läinud. Et vaatamata sellele, et ta oli rituaali täielikult läbi viinud, ta määris end isegi veel kokku vampiiri verega ja sõi tema hauast mulda, mis oli viimane abinõu, iidne ettevaatusabinõu, mis oli mõeldud kaitsma teda siis muutumas ka ise hiljem vampiiriks. Kuigi hauast mulla söömine ei tundu hea idee, kui sa üritad milleski hoiduda. Mina tean alati seda, et surnuajast ei tohi mitte midagi kaasa võtta. Isegi mitte oma... Mis asjana? Ja kas sa tead, kui raske on kõndida mööda sellisest kukeseenest, mis on surnuaia aia kõrval? Sest vaatad seda seal lihtsalt jälgi nädalate jooksul, kuidas mädaneb, kasvab ja siis see lihtsalt mädaneb ära sinna, sa nagu... Ja ma arvan, et see pole ainuke, kes seda märkas või? No täpselt. Keegi ei võta seda. Keegi ei võta. Sest ei võeta. Rahuldunud, et olend on surnud, Paole naasis Serbiasse. Lootuses kõik see selja taha jätta. Et läheb siis kaugemal ära või? Tagasi koju. Et Kreekast Serbiasse tagasi. Naastes oma kodukülla Meduegnasse. Paole tahtis elada lihtsamat elu. Ta asus erru, niisiis pensionipõlve nautima oma militaarkohustustest ja hakkas talunikuks, kasvatas vilju ja hoolitses oma loomade eest. Ta kihlus kohaliku naisega lootuses luua perekond. Näis, et ta on ennast ilusti sisse seadnud rahuliku elurütmi, aga tema lähedased nägid, et teda siiski kummitas ta minevik. PTSD teema. Ta tihti kõneles vampiiridest vaiksel toonil, nagu liiga kõvasti ei tasu rääkida, ja usaldades vaid üksikuid lähedasi infoga. Ta kartis, et ükskõik mida ta ka ei teeks, siis see needus jälitab teda. 4 aastat ta elas vaikset elu oma kodukülas, aga tema rahu hävines täielikult 1731. aastal, kui leidis aset saatuslik õnnetus. Nii. 1731 hilisaugustil Arnold Paole leidis veidra ja ootamatu lõpu. Tehes tööd oma talus, ta kukkus maha heina täis laotud kärust ja murdis oma kaela. Väga lamp. Nagu lihtsalt kukud maha ja saad surma. See ei ole üldse aus. See ei ole okei nagu. See oli šokeeriv ja kohutav surm. Terve küla leinas tema hukku. Nad raudselt mõtlesid terve see aeg, et ja nüüd lõpuks see needus saigi ta kätte, jah? Võib-olla. Ta igatahes maeti kiirelt. Keegi ei sure nii. Kes see sureb niimoodi? See on okei. Kukud heinapalli otsast alla põhimõtteliselt. Igatahes ta maeti kiirelt vastavalt siis kohalikele tavadele ja küla surnuaeda. Pisut aega pärast tema matmist veidrad vahejuhtumid hakkasid aset leidma selles külas. Külaelanike sõnul nad hakkasid veidraid helisid kuulma öösiti, sosinad, mis kandusid tuules, sammud krõpsumas üle põldude pärast päikeseloojangut. Kariloomad hakkasid surema veidratel viisidel, kõrid olid lahti rebitud, kehad olid verest tühjaks lastud. Ja ei kulunud palju aega, kuniks külaelanikud hakkasid haigestuma. Näiliselt terved inimesed hakkasid lihtsalt otsa lõppema. Nende nahk muutus kahvatuks, jõud kadus, nagu miski oleks neist lihtsalt elujõudu välja sakkimas. 20-30 päeva pärast Arnoldi surma 4 inimest kurtsid, et nad olid temast vaevatud ja surid vahetult pärast seda. Küla sattus paanikaloori alla ja kuulujutud hakkasid levima, et Arnold Paole oli surnust tõusnud vampiirina. Mitmed külaelanikud olid väidetavalt näinud tema kummituslikku figuuri öösiti, uitamas mööda põldusid, tema silmad punaselt hõõgumas tänu kustumatule janule. Teised vandusid, et olid magades tema rünnaku ohvriks sattunud ja tagajärjeks oli siis nõrkus ja palavikulise tundega keha. Aga mingid jälgi kaelal, midagi sellist? Ma ei leidnud seda. Kindlasti oli. Kindlasti no loomulikult, kui ta vampiir oli, on ju? Jah.
2 pisikest auku ikka. Jah. Kuidas ta siis muud moodi verd välja saab? Paole Kihlatu oli üks nendest, kes haigestus. Ta tervis halvenes kiiresti, vaatamata kohaliku ravitseja üritustele. Ja kartes kõige hullemad kohalikud pöördusid ainsa lahenduse poole, mida nad teadsid. Ehk siis keha üleskaevamine. Täpselt see, mis Paole oli neile rääkinud. 1732. aasta alguses, 40 päeva pärast Arnoldi surma, külavanemad otsustasid, et me kaevame selle keha ülesse. See viidi läbi Austria militaarametnike poolt, kes olid kutsutud kohale uurima veidraid surmasid ja nemad olid väidetavalt eelnevalt tegelenud selliste kriisiolukordadega. Mõtled tegelikult, ma nüüd korra lähen selle haua, okei, nagu ja veel mingid sellised tegelased tulevad kohale, on ju. See pidi olema tõesti nagu tõsine asi, et mindi hauda rüvetama, sest et see nagu... See on nagu thing. Sul on eraldi haru, kes sellega tegeleb. Ja surm on püha. Ja kui juba peab hauda üles kaevama, see on väga suur asi. Ju siis pidi olema probleem. No, ongi. Nii, kui nüüd haua üles kaevasid, siis Leid saatis külmajudinad mööda selgroogu alla. Teda ei oldki seal või? Ei, ta oli seal. Kuigi ta oli maetud 40 päeva varem, siis tema keha jällegi näis värske. Täiesti värske. Ta nahk oli pehme ja elastne, juuksed ja küüned olid kasvanud ja mis kõige häirivam, tema suu ümber oli märke värskest verest. Siin on isegi tsitaat. Värske veri voolas tema silmadest, ninast, suust ja kõrvadest. Särk tema keha kate, see kate, mis siis kirstus pannakse nagu keha peale. Ja kirst oli täiesti verised. Tema vanad küüned kätel ja jalgadel olid ära tulnud ning uued olid asemele kasvanud. Tema keha oli punane, tema juuksed ja küüned ja habe olid kõik kasvanud. See on küll teema, et juuksed ja asjad, see kasvab nagu mingi periood just. Aga oleneb kui palju, vaata. Ja nahk on ilus. Ja see, et see on prink ja no veri tuleb ka nagu silmadest ja ninast ja suust ja kõrvadest, see on ka nagu veider veits. Kohaliku ebausu kohaselt oli piisavalt ümberlükkamatuid tõendeid, mis kinnitasid siis, et ta oli muutunud vampiiriks. Siin ei ole meil milleski rääkida enam, vaata teda. Ta on ilmselgelt vampiir. Ja kui ta ei ole, mis halba teeb surnukeha pussitamine? Olgem ausad. Ütleme sellises olukorras, jah. Lihtsalt tehke see rituaal ära. Sul on juba see haud lahti. Just do it nagu. Täpselt. Kõhklusteta. Just do it. Kohalikud viisid läbi selle julma rituaali, et vältida edasisi surmasid. Puidust vail lükati läbi Arnoldi südame, tekitades kehas kokkutõmbeid ning tuues esile jällegi karje. Okei, see karje nagu... 40 päeva hiljem. Mingi õhk windpipes, aga... 40 päeva. 40 päeva. Tema pea emaldati keha küljest ja säilmed põletati tuhaks. Aga ka siin ei lõppe veel lugu. Sest isegi pärast tema keha hävitamist müstilised surmad jätkusid. Ükshaaval külaelanikud, kes olid olnud Paole lähedased, tema sõbrad, naabrid, perekonnaliikmed hakkasid surema. Ka nende kehad kaevati hiljem üles ja neil esinesid samad märgid, mis viitasid vampirismile. Värske veri soontes puudusid kõdunemise märgid ja õudne eluline väljanägemine. Kokku 13 keha kaevati üles ning hävitati Meduegnas. Kõik oli kohaliku uskumuste järgi langenud siis Paole needuse ohvriks. Vot. Ja siuke lugu mul oligi. 13. On ka see õige number. Jah. Selle peale ei mõelnudki. Täna on ka 13. On jah? On jah? Jaa, siis me salvestame ette. Me salvestame ette. Et te teaksite. Aga väga teistmoodi on teha niimoodi episoodi. On jah?
teine vibe on. Ei ole see päris. See on nagu esimene episood. Jah, nagu, täpselt. Tunned nagu ebameeldiv veits. Sest et isegi laivil laval olles. See on teine, vaata, seal on energia. Jaa, aga siin me oleme nagu omavahel. Ja seal on nagu publikuga suhelda. Aga siin on nagu kaamera. Ja ma ei ole sellega nagu harjunud. Jaa. Aga ärge väga hullult puid pange, et oleme awkward ja nii me olemegi. Me oleme niisama ka, vaata. Mitte ainult kaamera ees või laval. Jah. Aitäh, et vaatasite. Minge leidke endale klaas, kui soovite. Neid on 2 sorti. On kõrge jalaga ja on selline madal nunnu. Ja aitäh, et te meid toetate, aitäh, et te meid kuulate, aitäh, et sa seda täna kuulasid ja vaatasid. Ja järgmiste kuulmiste nägemisteni. Ma ei oska midagi lisada. Bye. Täpselt. Bye.